Kujuta ette, et sa peidad end pimedas augus, et kuidagi elatiseks vajalikku säilitada. Ja siis tuleb Jumala ingel ja ütleb, sa tubli mees, mine ja päästa oma rahvas vaenlaste käest. Tänane mõtisklus tabab mehe nimega Gideon just sellisest olukorrast. Aga kuulakem, kuidas sellest räägib kohtumõistjate raamat ise 6. peatükis 11. kuni 16. salmini. Ja issanda ingel tuli ohvrasse ning istus tamme alla, mis kuulus abieeserlastele Joasele, ja Joase poeg Gideon peksis surutõrres nisu, et seda midjanlaste eest kõrvale toimetada. Ja issanda ingel ilmutas ennast temale ning ütles talle, issand on sinuga, sina tubli mees. Ja Gideon vastas temale, oh mu issand, kui issand on meiega, mispärast on siis see kõik meid tabanud? Ja kus on kõik tema imeteod, millest meie vanemad meile on jutustanud, öeldes, eks ole, issand meid Egiptusest ära toonud. Aga nüüd on issand meid maha jätnud ja Miidjani kätte andnud. Siis pöördus issand tema poole ja ütles, mine selles oma jõus ja päästa Iisrael Miidjani käest. Tõesti, ma läkitan sind. Aga Gideon vastas temale, oh issand, millega mina Iisraeli päästan? Vaata, minu tuhatkond on kõige nõrgem Manasses ja mina olen noorim oma isa peres. Siis ütles issand temale, et mina olen sinuga, siis sa lööd midjanlased maha nagu üheainsa mehe. Aamen. Mõelgem hetkeks Gideoni olukorrale. Iisraelis oli juba 8. aastat järjest kogu saak ohus. Midjanlaste pidevad rünnakud olid muutnud elu talumatuks ja seda just viljakatel Manasse suguharu aladel. Rahvas elas nii-öelda pidevas hirmus. Gideon varjab end suures surutõrres, et koodiga natukenegi nisu välja peksta ja siis see saab kohe vaenlaste eest peita. Tavaliselt peksti nisu rehe all, mis asus künka otsas, kus tuul aitas vilja tuulata. Surutõrs, kus Gideon aga toimetas, oli auk, kus tavaliselt pressiti viinamarju. Hetkel oli see tühi nagu kogu rahva aidatki. Gideon on meeleheitel ja hirmul, püüab oma igapäevast tööd jätkata ja nõnda vaikselt vastupanu osutada. Ta ei ole siin mingi kangelane. Ja keset neid kartusi tuleb korraga üks teekäija ja istub lähedale suure tamme varju puhkama. Kuid see pole tavaline rändur, see on issanda ingel, nii-öelda Jumal ise astub siin oma saadiku näol Gideoni argielu reaalsusse. Ingel ütleb Gideonile midagi, mis võis tunduda tolles olukorras isegi pisut irooniliselt. Issand on sinuga, sina tubli mees. Või teisisõnu, sina vapper kangelane. Kujuta ette, Gideon varjab end kartlikult augus ja Jumal kutsub teda, tubli mees, kangelane. Aga miks? On tõsi, et meie kaasinimesedki näevad sageli meie vigu ja me ise ka keskendume oma nõrkustele. Aga Jumal näeb seda, kelleks me võime tema muutma väe abiga saada. Ja isegi kui me püüame rasketel aegadel lihtsalt oma elu ja töökohustustega kuidagi hakkama saada, näeb Jumal selleski meie ustavust ja vaprust. Gideon
aga vastab ausalt. Oh mu issand, kui issand on meiega, mispärast on siis see kõik meid tabanud ja kus on kõik tema imetööd, millest meie vanemad meile on jutustanud. See ei ole mitte reeturi, vaid mureliku patrioodi küsimus. Kõigist julgusetuse liikidest on halvim tunne, et Jumal on meid maha jätnud, on meile selja pööranud. Gideon ei mõistnud sellel hetkel, et tegelikult polnud mitte Jumal rahvast maha jätnud, vaid vastupidi, rahvas oli Jumala üljanud. Kuid Jumal ei pahanda Gideoni otsekohesuse peale. Ta kuulab meiegi mured ja kahtlused ära ning võtab neid tõsiselt, eeldusel, et meie kaebused on siirad. Pärast seda siirast avaldust ütleb Jumal Gideonile ootamatult: mine selles oma jõus ja päästa Iisrael Miidiani käest. Tõesti, Jumal, äkitan sind. Gideon vabandab end kohe oma sobimatusega. Ta ütleb, et tema suguvõsa on Manasse hõimus kõige nõrgem ja ta on oma isa peres pesamuna, kõige noorem ja tähtsusetum. Niisiis leiab ta, et ta pole ülesandeks piisavalt kvalifitseeritud ja tal puuduvad vajalikud ressursid. Tuleb kuidagi tuttav ette. Me tunneme end sageli samamoodi. Me vaatame oma taustale, oma staatusele, oma puudustele ja tunneme end alaväärtuslikuna. Me ütleme Jumalale, mina küll ei sobi. Vali keegi teine. Aga just siin peitubki selle loo ja ka sinu tänaste probleemide lahendus. Jumal ei oota, et me teeksime iseenda jõust ja tarkusest midagi väga erakordset. Inimese enda väike ebakindel mina on Jumala jaoks tõesti sama suur takistus kui suur ja uhke ego. Tegelikult on oodata Jumala abi just seal, kus meie enda jõud ja tarkus on otsas. Just sellepärast annab issand Gideonile tõotuse, et mina olen sinuga, siis sa lööd miidialased maha nagu üheainsa mehe. See on iseenesest võimatu ülesanne, kuid koos Jumalaga täiesti jõukohane. See on sinu jõud, mis omandab sisu ja tähenduse üksnes koos Jumalaga ja tema tõotustega. Mina olen sinuga. Täpselt samast põhimõttest rääkis apostel Paulus sajandeid hiljem. Me võime tuleb Jumalalt ja tema vägi saab nõrkuses täie võimuse. Hea sõber, sinu nõrkus ei ole Jumalale takistuseks, sest vägi saab nõrkusest täie võimuse ja seda isegi argielu võitluste surutõrres. See, mida me oma elus kõige rohkem vajame, pole mitte eneseusaldus, vaid usaldus Jumala vastu. Ometi mõelgem, kuidas me reageeriksime, kui meile antakse võimatuna näiv ülesanne. Ära unusta, et Jumal näeb sinus peituvaid võimalusi. Ta ütleb sulle, tõuse ja mine, sest mina olen sinuga. Järgmine kord räägime sellest, kuidas Gideon reageeris Jumala poolt antud läkitusele. Aga seniks kohtumiseni.